loomine 21. sajandil. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen teie saatejuht Karl Boo, Loomise tõendite muuseumi direktor ja asutaja Glen Rose'is Texases. Täna me räägime veest, kui tähtis ta meil on. Kas vees on eriline kavand nähtav? Ma töötasin poisina koos oma isaga ühel suvel Kesk-Texase põldudel. Ma mäletan, et ma ei söönud ega joonud pikka aega midagi, üritades olla tõeline mees. Lõpuks keskpäeval ma ütlesin isale, et ma tahan väga juua. Ta pakkus siis mulle vett juua. Me hoidsime seda primitiivses termoses, et see säiliks külmana. Mina aga tahtsin midagi tõelist, Coca-Colat näiteks. Ja isa ütles, poeg, veest paremat midagi ei ole. Ma otsustasin oodata. Ma pidin aga ootama mitu tundi, et töö lõpetada. Kui me jõudsime remonditöökotta, ostis isa mulle mõnusa külma Coca-Cola. Mu isal oli aga õigus. Ükski jook maailmas pole veega võrdne. Miks? Ma ei paku teile mingit erilist vett. Ma tahan teiega jagada seeriate detaile, mis muudavad teie elu, nagu nad muutsid minu elu. Ma tõstan klaasi veega, aga see klaas on tühi. Kui ma valan vett ühest klaasist teise, kas toimub midagi erilist? Jah, toimub. Ma lugesin hiljuti ühe loodusajakirja väljaandja erialast artiklit. Autor kirjeldas vett kui kõikidest ainetest kõige unikaalsemat. Ta väitis, et iga sekundi miljardosa jooksul vesinik ja hapnik lagunevad ja muutuvad veeks. Kui te vaatate tähelepanelikult vett, mida ma kallan, te märkate selles justkui spiraalset mehhanismi või tervet spiraalsete laineliste liikumiste süsteemi. Ta lihtsalt ei voola ühe korraga, ta käitub väga eriliselt. Vesi on eluliselt vajalik. Ajakirjas Scientific American avaldati hiljuti, et vesi moodustab meie kehakaalust 71%. Seega enamus meis on vesi. Samas artiklis kirjutati vee imepärasusest, sest iga rakk koosneb suures osas veest. Ka DNA toitub veest. Tänu oma erilisele seosele orgaaniliste ainetega on vesi kõige nendest toimuva peamiseks koostisosaks, mis oleks ilma veeta võimatu. Räägime vee iseärasustest, mida on väga palju. Siin on foto maailma esimesest hüperviriidsest biosfäärist. Me näitasime seda veel üle 5 aasta tagasi. Ma seisan siin selle biosfääri ees ja pean tudengitele loengut. Siin võib eristada neid vaskrulle. Me panime selle elektromagnetsüsteemi liikuma. See on ossiloskoop, mis jälgib kogu süsteemi vibratsioonide tsüklit. Me panime sellesse biosfääri ka elus organisme ja tulemused olid fenomenaalsed. Sellel fotol ei ole kahjuks näha suurt akvaariumi. See akvaarium oli ühest biosfääri otsast teiseni 1,3 meetri pikkune. Ja me panime sellesse akvaariumisse elama Paku piraania kala. Alguses oli meil väiksem 39-liitrine akvaarium, kuid nad hakkasid kiiresti kasvama, asudes biosfäärist kõigest 1,5 meetri kaugusel. Üks kaastööline ütles, et siin toimub midagi huvitavat ja ta spetsialiseerus selle kala aretamisele. Nad kasvasid tõepoolest väga suureks.
Me vaatleme ka teistes kohtades nende kalade terveid rühmi. See kala pidi 5 aastaga kasvama vaid 15 kuni 17 sentimeetrit. See kala aga, kes elas biosfääri läheduses, oli 60 sentimeetrit pikk ja ta kaalus 8,5 kilogrammi. Ta oli lihtsalt tohutu, 3 või 4 korda suurem sellest, kui ta oleks elanud tavalises keskkonnas. Need kalad võivad selles arengustaadiumis kasvada nii suureks, kui selleks kulub väga palju aega. See kala aga kasvas nii suureks, et tema saba ulatus ühest akvaariumi seinast teise. Midagi oli viltu. 1,5 aastat tagasi lasti sellesse akvaariumisse väike magevee kala, Pikastutusmus. Tema pikkus ei pidanud ületama 9 kuni 10 sentimeetrit. Ta kasvas aga 33 sentimeetri pikkuseks. Me vaatleme neid kalu ka teistes akvaariumites. 7-8-aastased kalad on vaid 15 kuni 20 sentimeetrit pikad. See isend aga kasvas aasta ja 4 kuuga 33 sentimeetri pikkuseks. Siin toimub midagi ebatavalist. Vesi on kavandisüsteemis kogu Jumala loodu peamine komponent. Vaatame vee ehitust ja loomust lähemalt. Vesi on alati liikumises, isegi kui seda liikumist näha pole. Igas sekundi miljard osas katkeb seos vesiniku ja hapniku vahel, mis kutsub esile nende täieliku muutumise. Vesi täidab väga erilist rolli. Kaasaegsete teaduslike uurimistööde käigus viidatakse alati vee erilisele loomusele. Esimese Moosese raamatus rõhutatakse muidugi Jumala vaim hõljus vete kohal. Iga vee liigutust stimuleeritakse väga erilisel viisil. Ma tahangi seda lähemalt vaadata. Vastavalt hiljuti Cambridge'is avaldatud uurimistööle on kosmos meie eksisteerimiseks väga hästi kohandatud. Kavandi jälgi võib näha kogu universumis. Need on tehnilised viited. Kosmos on vastavuses bioloogilise elu eksisteerimisele. Maal nii hästi tänu vee fenomenaalsele soojusmahutavusele. Vesi on selles mõttes ülivajalik. Vastavalt sellele tehnilisele monogrammile kinnitavad raku fundamentaalsete keemiliste koostisosade füüsilised ja keemilised omadused seda, et raku elu, mis on rajatud süsinikule ja veele, sõltub kriitiliselt tervest reast hämmastavatest kohastumistest ja paljudest eluliselt vajalike komponentide omadustest. Selles ehituses on kas või mingi juhuslikkuse võimalus täiesti välistatud. Vaatame vett lähemalt. Pealtnäha on see tavaline substants, aine. See kusjuures ongi nii. Sellel aga on väga eriline määratus. Vesi koosneb 1 hapnikuaatomist ja 2 vesinikuaatomist. Nad tahavad ühineda eriliseks vormiks 109-kraadise nurga all. Tervest elektronide reast hapnikus ja veemolekulides asuvad need eraldiseisvad elektronide paarid siin. Selles kohas ühineb ka vesinik. Vesi moodustab 4-kandilise struktuuri, mis sarnaneb püramiidile. Kuna aga nende eraldiseisvate elektronide element väljub pisut selle raamidest ja vesinikuaatomite kaalu tõttu nihkub ta 104,5 kraadise nurga alla. Võib-olla on see informatsiooni kuhjamine ja see ei ole teile huvitav, aga see on väga tähtis. Ma kordan seda lühidalt.
Nende eraldiseisvate paaride tõttu, vesiniku ja hapniku sidemete tõttu selles nelinurkses püramiidi sarnases struktuuris ning täiendava vesiniku massi tõttu on ühinemisnurk mitte 109 kraadi, vaid 104,5 kraadi. Iga kord, kui vesi vabalt spiraalselt voolab, toimub voolavas aines ja vee soojusmahutavuses muutus, sest ümbritsev õhutemperatuur erineb väheke. Falls through a change in the ambient background thermal properties. Another way of saying teiste sõnadega, pidev temperatuuri muutus vaid murdosa sekundi jooksul venitabki kogu molekulaarse struktuuri kuni ühinemiseni 109 kraadi all ja pärast taas kuni 104,5 kraadini. Veetilga molekulide koostis haarab 3 täiendavat elektroni, kuid nad ei ühine selle molekuli sees, vaid faktiliselt laevad neid tilku. Kui vesi voolab vabalt ja seda pulseeriva elektromagnetvälja lähedal, muutub veetilkade ühinemisnurk pidevalt edasi-tagasi ja haarab vabasid elektrone. See laeb seda vett energiaga. See on eluliselt tähtis informatsioon. Seda on kirjeldatud erialakirjanduses. Ma jagasin seda teile mitteametlikult ja võib-olla väsitasin teid. Räägime hüdroloogilisest tsüklist. Me kõik teame, et see hõlmab jääd, tavalist vett ja gaase. Sademed langevad ookeani, seejärel aurustuvad, siis valavad pilved selle vee maapinnale tagasi. And then we have infiltration and percolation, and we have water from the surface rising and falling again. Teatud hulk vett imendub maasse, ülejäänud osa vett aurustub taas, et hiljem jälle siia tagasi pöörduda. On aga maa-alused veed. See on loomulik hüdroloogiline tsükkel, mida me kõik hästi teame, kuid vee algses struktuuris toimus midagi erilist. Ma pean silmas seda, et algses vee kavandis toimus midagi erilist. Ma loodan, et te omandate kõik need detailid, sest ma tahan teile näidata, et vesi on ja oli eriliselt loodud. Kui teile on meie saadet informatsioon väärtuslik, kirjutage meile Live TV-sse, et me saaksime eetris jätkata. Kirjutage aadressil Live TV, postkast 24 52 Tallinn 13 602 Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee ja kirjutage meile elektronposti teel. Kirjutage meile, kas te õppisite midagi või saite mõnda piibellikku ja teaduslikku informatsiooni. Tänu teie kirjadele me saame eetris jätkata. Nüüd tagasi meie vee käsitluse juurde. Vesi käitub suurepäraselt. Meie kaasaegsetes tingimustes aga on vesi oma energia kaotanud, sest vesi ei voola enam vabalt. Ma rääkisin teile tilkadest, mis voolasid vabalt üksteiseks. Vabavoolus meenutab spiraali, kui ma vett ühest klaasist teise valasin. Kui see spiraal on laineline, kui miski segab voolamist, siis sellel veel puudub igasugune energia. Energia lahustub otse nendest tilkadest. See on probleem. Kui neis ei ole energiat, siis ei saa ka meie kehad energiast tugevust. See on kogu meie maapalli kaasaegne sotsiaalne ja majanduslik probleem, mida peab lahendama. Vesi peab taas energiaga täituma. Kuidas seda teha? Kuulake seda informatsiooni väga tähelepanelikult. Kui ma seda teada sain, see vapustas mind. Maa oli algselt taevavõlviga kaitstud. Taevavõlv oli väga peenes kristallilises vormis ligikaudu 15 kilomeetri kõrgusel maa kohal. Kuidas see oli võimalik? Heebrea keeles nimetatakse seda rakiaks, mis tähendab looduslik kristall.
Laboris sai suhteliselt madala rõhu all moodustatud niinimetatud 17. Iseven, kristallilises kontekstis on see 16. Isix. 17 on aga kestana palju mahukam ja tugevam. Tehniliselt on see vesinik, mis on liitunud eriliseks kristallilis-metalliliseks vormiks. Seda just vaja ongi. Kuidas vesi looduses laetud saab? Me kastame suvel Texases oma õuemurusid nii mitu korda, kui seda meil lubatakse teha, et mitte kogu vett ära kulutada. Et oma murusid rohelistena säilitada, on vaja päris palju vett. Me kastame neid väga sageli, 2-3 korda nädalas, suutes kuumuse pärast vaevu hingata. Aga ühe korraliku äikesevihma järel hakkab muru hommikul rohetama. Miks? Ma pidasin Lääne-Texases kord loengut. Üks mees kutsus mind lõunale, et mulle mingit küsimust esitada. Ma ütlesin, hästi, kui teised hakkavad sööma, ma tulen teie juurde ja räägin teiega. Me läksime koos restoranid ja ta ütles, ma selgitan teile, miks ma tahan teiega rääkida. Ta ütlete, et vihmavees, mis sajab äikese ajal, on energiat, mis lahendab väga olulise probleemi. Ma olen farmer ja see huvitab mind juba ammu. Ta ütles, me kaevame siin Lääne-Texases kaevusid, milles on hea külm vesi. Me täidame sellega metalltsisterne. And we bring this nice cool water up and it spills over into the reservoirs. Ta ütles, et lehmad ja hobused joovad alati nendest vett. Pärast äikesevihma eelistavad loomad aga juua vihmavett mingitest sogastest loikudest ja omaenese jälgedest. Pärast äikesevihma nad unustavad puhta vee nendes suurtes tsisternides, vee, mille me neile maa seest ammutasime. Miks eelistavad loomad sogast vett puhtale tsisterni veele? Those cows and horses prefer that muddy water from the rain clouds mixing in with the dirt from the thunderstorm. They prefer that muddy water over that nice clean water we have brought up from the depths. And I wondered why. Well, creatures are more loomad sensitive on than we tihtilugu are, meist quite palju often. tundlikumad. Actually, that Nad water eelistavad was energiaga cleaner. laetud Why vett. and how? Miks on Watch vihmavesi closely. energiat täis? Here's Kuidas see what juhtub? happens Vaadake in hoolega. a normal thunderstorm Tavalise in an äikese animal. puhul toimub järgmine. You have updrafts Vesi that aurustub spiral spiraalselt moisture ja langeb taas upward, spiraalselt maale. dispersing it outward, Ta langeb and rahulikult. then it falls Kui temperatuur back, kas and või in that veidi free muutub, fall, 1/10 it kraadi actually võrra, spirals, and again, venib see nelinurk if it enters 109 any kraadini different ja hiljem taandub jälle 104,5 kraadini. Kuna see on vibreeriv protsess, haarab vesi endasse kogu vabade elektronide täiendava energia. And in the process, because it's vibratory, it adds energy and it picks up free electrons. So pretty Me märkame varsti, et äike tõuseb üha kõrgemale ja kuna ta sisaldab endas nii positiivseid kui negatiivseid laenguid, siis lööb välku. Ei ole aga õige mõelda, et äike laeb seda pilve. Tegelikult laeb vesi ennast kogu protsessi vältel tervikuna. Aurustumisest ja vabast langemisest tekib unikaalne side, mis vibreerib edasi-tagasi. See ongi, mis seda pilve energiaga täidab. Mu sõbrad viisid sellega seoses läbi terve katsete seeria. Energiat täis vesi vabastab inimese rakud mürkainetest. Sellepärast hakkab meie keha pärast selle vee tarvitamist eritama teatud lõhna, sest ta vabaneb mürkidest. Kui selle veega täita akvaarium, pole seda peaaegu vaja puhastadagi. Mu sõbrad tõestasid seda katsega ja kalad elasid sellises vees palju kauem.
Ma kirjeldasin ennist, mis juhtus biosfääri läheduses oleva akvaariumiga. Bakterite kogus vees väheneb järsult. Aeroobne bakter on aga väga kahjulik ja sellest on väga raske lahti saada. Mu sõbrad valasid mõned gallonid energiaga kaetud vett väga soisesse kaevu, mis oli ühe ülikooli õue peal. Seal oli nii palju baktereid, et vesi oli joomiseks täiesti kõlbmatu. Energiat täis vesi puhastas selle kaevu kõigest ühe ööga nii, et selle vett sai jälle kasutada. Ei imesta enam. Miks meil on nii palju terviseprobleeme, mida varem maa peal ei tuntud? Elektromagnetväli on varasemast palju väiksem, aga see on just meie vee laadimiseks vajalik. Sellepärast on ka nii palju baktereid juurde tulnud ja neil on praegu suur pidu. Kui juua palju energiat täis vett, võtavad hallid juuksed taas endise loomuliku värvi. Kalad kasvavad sellises vees väga suureks. Mais kasvab 6-meetriseks ja sellel on palju tõlvikuid. Redis kasvab kõrvitsa suuruseks. Tulemused on fenomenaalsed. Kuid väljakaevamistel leitav ületab selle. Me teame, et enne Noa uputust oli kõik palju suurem. See tähendab, et tolleaegne vesi oli praegusest rohkem energiaga laetud. Missuguses vormis see vesi oli? Meie saate ja viimased minutid on eriti olulised. Nagu eriala kirjanduses on märgitud, moodustab vesi kindlaid kokkuliidetud vorme. Siin on ka esitatud suurendatud kobarataolises plaanis. Siin on ta just lagunenud plaanis ja mitte koos. Siin on 280 orienteeritud molekuli, mis on kogutud kindlasse energiaga laetud veevormi. See struktuur võib sõltuvalt energiast kas suureneda või kahaneda. Selle vee molekulid võivad kuhjuda ja kuhjuda. Ma olin seda nähes hämmastunud. Mõned neist energiaga laetud Jaapani kevadise vee struktuuridest said külmutatuna pildile. Need vormid on oma ilu poolest täiesti hämmastavad. Te olete vast kuulnud Lordi allika tervendavatest omadustest Prantsusmaal. Selle vesi on tervendanud paljusid inimesi. Aga allikast kaugenedes kaotas vesi järk-järgult oma tervendavad omadused. Te näete sellel fotol selle vee struktuuri. Hämmastav, kas pole? Me viisime läbi mitmeid katseid, et mõista, kuidas vesi selles allikas laetud saab. Mind hämmastas see, et ta vastas väga erinevatele energialiikidele, akustilisele energiale näiteks. Ma tahan veel kord rõhutada, et me hävitame oma kehasid. Vastavalt ajakirjale Scientific American koosneb meie keha 71% ulatuses veest. Mis juhtub veega muusika lisamisel? Siin on destilleeritud vee näited enne ja pärast rahulikku Jaapani muusika mängimist. Need mitteorienteeritud kobarad moodustasid peale rahulikku instrumentaalmuusikat. Peale muusika mängimist nad ühinevad tervetesse struktuuridesse, mida on kerge eristada. Mul õnnestus näha väga erilist kobarataolist struktuuri peale rockmuusika mängimist. Special clusters as rock music was played to it. See oli täiesti moondunud. Praegu on meil ju nii palju erinevaid asju, mis Jumala loomingu originaalse kavandiga üldse ei harmoneeru. Sümfooniline muusika, eriti kristlik, on meie kehadele väga hea, sest emotsioonid langevad sellega kokku. Läheme viimaste minutite jooksul tagasi loomise kavandi juurde.
Nagu piiblis on öeldud, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas, midagi ei olnud tema peal. Pimedus oli sügavuse kohal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Siin on pilt teisest päevast, kui loodi taevavõlv. Vees pidi olema nii palju energiat, et see lausa tantsis rõõmust. Vesi oli hea nii taimedele, inimestele kui loomadele. Vesi on väga eriline. Ma esitan seega sama küsimuse. Kui ma kallan vett ühest klaasist teise, kas toimub midagi erilist? Jah, toimub. Sest voolamine ei ole mingite torudega piiratud. Ma ei ole küll torude vastu, aga me peame väärtustama fakti, et Jumal lõi vee energia laadimiseks. Torud seda veel ei võimalda, sest vesi saab laetud ainult siis, kui ta saab vabalt erinevate loomulike kallete kaudu voolata. Siis pulseerivad elektromagnetväljad, laevad teda oma energiaga, suurima intensiivsusega, mida antakse edasi ka meile teiega. Jeesus nimetas ennast eluvee allikaks, sest veel on eriline energia. Ta tõstab meie eksistentsi taseme kvandimõõtmeteni, suurendades meie isiklikku energiat. Te nägite kobarataoliste veevormide synkronisatsiooni, kui nad saavad laetud sümfoonilise muusika akustilise energia ja pulseeriva elektromagnetvälja energiaga. Jeesus on elu kese. Las ta õnnistab teid oma energiaga. Te peate teda ka tundma õppima. Te peate teda oma päästjana südamesse vastu võtma. Kirjutage meile, et teil on see informatsioon väärtuslik ja me saame siis eetris jätkata. Kirjutage aadressil Live TV, postkast 24 52 Tallinn 13 602 Eesti või minge meie kodulehele www.livetv.ee. Tänan, et te mind kuulasite. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 24 52 Tallinn 13 602 Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV'd juba täna.